Tere imelist laupäeva jalgpallisõbrad! Lõpuks ometi ongi see pikalt oodatud vastasseis käes ning aasta oodatuma lahingu pakuvad meile täna ülipõnevas kohtumises kell 19.30 Kalju ja Kuressaare. Oota, mida? Okei. Tegelikult räägime me muidugi tänasest meistrite liiga finaalist Manchester City ning Interi vahel. Kas võimas City võtab lõpuks oma ning saab meistrite liiga karika kätte või pikendab Inter taas City piinasid ning napsab jälle nende nina alt ihaldatud karika ära? Jätke julgelt oma arvamus kommentaariumisse, viska meile muidugi subscribe ning lähme kohe asja kallale. Eile toimus Soome klubi jalgpalli kõrgemas liigas harv juhus. Värav skooriti Audi sisseviskest. Omavahel läksid vastamisi Vaasa ja Seinäjoki. Skoor avati juba mängus teisel minutil, kui viimaste kaitsja Terri Jekpe viskas palli pikast Audi sisseviskest otse väravasse. Kõik oli reeglitepärane, sest enne väravasse jõudmist puudutas palli Vaasa väravaht Teppo Martinen. Seinäjoki võitis kohtumise 2-1. Pärast 10 vooru on nad Soome kõrgliiga tabelis teised. Liverpoolist lahkunud poolkaitsja Naby Keita asub taas mängima Saksamaa kõrgliigas, sõlmides lepingu Bremeni Werderi meeskonnaga, kes küll ei täpsustanud kokkuleppe pikkust, kuid väljaande Bild andmetel kehtib leping 2026. aastani. Saksamaa pole 28-aastase Keita jaoks kaugeltki võõras paik, kuna enne Liverpooli siirdumist mängis ta paar hooaega RB Leipzigi ridades ja aitas meeskonnal lõpetada 2016-2017 hooaja meistrivõistlused teisel positsioonil. Hispaania suurklubi Real Madrid tegi sel suvel esimese ostu, kui Rayo Vallecanost toodi tagasi 23-aastane vasakkaitse Fran Garcia. Real Madridi süsteemis üles kasvanud Garcia lainati 2020-2021 hooajal Rayo Vallecanole, kes mängis toona veel Hispaania tugevuselt teisel astmel. Hea hooaeg viis meeskonna kõrgseltskonda ning nii tehti 2021. aasta suvel Garciast Rayo Vallecano mees. 2 hooaega kõrgseltskonnas toimetanud pallur toodi aga 5 miljoni euro eest endisesse koduklubisse tagasi. Põhjus väga lihtne, 28-aastane Ferland Mendy, kes lõppenud hooaja alguses vasakkaitses põhimehe rolli kandis, hakkas pikemalt Lazareti vahet käima, nõudes Carlo Ancelottilt keskpoolkaitsja Eduard Camavinga ohverdamist. Saksamaa meisterklubin Müncheni Bayern lõi käed Austria koondisase Konrad Laimeriga. 26-aastase poolkaitsega sõlmiti 2027. aasta suveni kehtiv leping. 2017. aasta suvel RB Salzburgist ja Leipzigisse liikunud Laimeril lõpeb Saksamaa 2-kordse karikavõitja juures leping juunikuu lõpus ning nii ei pidanud Bayern rahakoti raudu avamagi. Ka seetõttu on Bundesliigas 130 mängu teinud Austria koondislase liitumine kasulik lüke. Hiljuti antud intervjuus rääkis Barcelona peatreener Xavi Hernandez, kuidas ta ei soovi enam kunagi Barcelonat Euroopa liigas mängimas näha. Mees sõnas järgmist. Ma olen juba oma mängijatele öelnud, et me ei saa enam kunagi lubada endale Euroopa liigas mängimist. Palun vabandust, aga Barcelona ei ole selle jaoks loodud. See ei motiveeri ei mängijaid ega ka fännibaasi. Me peame mängima meistrite liigas ning iga aasta võitlema selle võitmise nimel. Jalgpalliajakirjaniku Alfredo Martinezi sõnul tegid Lionel Messi eest pakkumised ka veel Newcastle United ning Inter Milan. Argentiinlane ilmselt nende pakkumiste üle küll pikemalt mõtlema ei jäänud, sest mees otsis ainult võimalust Barcelonasse naasta või siis minna mängima väljaspool Euroopat. Newcastle Unitedi poolelt räägivad rikkad omanikud ning Inter Milanil on tugev side Argentiinaga, sest klubi asepresidendiks on Javier Zanetti ning meeskonnas on mõned Argentiina koondislased. Daily Maili andmetel saab Newcastle sel suvel kulutada vaid üleminekuturul umbes 75 miljonit naela. Saudi Araabia omanikering on viimaste rahaliste ausa mängu reeglite tõttu pidanud ülemineku kulusid kärpima. Newcastle saaks kulutada vaid ligi 100 miljonit naela, kui nad otsustaksid hetkel mõne oma mängijatest maha müüa. Näib, et Kai Havertzi potentsiaalne üleminek Real Madridi sel suvel on kokkuvarisemise äärel. Fabrizio Romano sõnul ei ole La Liga gigantidel kavas maksta Chelsea nõutud 60 miljonit eurot mehe eest. Peatreener Ancelotti on küll sakslase suur fänn, kuid Real ei soovi kulutada sellist summat mängija peale, kellel on veel 2 aastat lepingut alles jäänud.
Lionel Messi on mitmete meediaväljaannete sõnul teel oma 8. Ballon d'Ori tiitli võitmisele. Messit ennustatakse taas suurauhinna võitjaks, mille ta viimati võitis pärast Argentiina maailmameistriks viimist. Messist võib ühtlasi saada ka esimene mängija, kes võidab Ballon d'Ori mängides väljaspool Euroopat. Ükski teine mängija pole varem selle saavutusega hakkama saanud. Ja tõmbamegi siinkohal tänasele saate osale joone alla. Oleksime väga tänulikud, kui leiad hetke seda osa laikida, jagada või kommenteerida ning muidugi ootame sind tagasi juba homme uute ja põnevate jalgpalliuudistega. Soovime sulle mõnusat meistrite liiga finaali ning kohtume juba päeva pärast.